Nii, tere kõigile, kell on sealmaal, et nägin juba pöialt püsti, ehk siis võin alustada. Meil on väga hea meel näha, et nii paljud teist on huvitatud sellest tänasest teemast. Nimelt hakkame arutama selle üle, et mis siin Eestis ikkagi kõrghariduse rahastusest saab, kes peaks kõrgharidust rahastama ja veel muudest siis selle katusteemaga seotud väiksematest küsimustest täna siin räägime. Aga kõigepealt tutvustame, kes on meil siin tänased debatil osalejad, tänu kellele üldse saame rääkida sellest teemast täna. Kõigepealt meil on väga hea meel tervitada siin Kristina Kallast, haridus- ja teadusministrit. Dan Bogdanov, küberneetika teadusdirektor ja andmeturbe direktor. Ekspert. Siis on meiega täna liitunud ka Liina Kersna, Riigikogu liige ning endine haridus- ja teadusminister. Ja viimaseks Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor. Ja tänast debatti modereerime meie, Gretel Juhansoo ja Eva-Maria Kruus. Aga väga oluline teile kõigile, kes te siin täna kohal viibite, et küsimuste küsimise privileeg ei kuulu vaid meile siin moderaatoritele, vaid varsti ilmub slaidile ka QR-kood, mida siis skännides saate ligi platvormile, kus saate ise ka jooksvalt küsimusi esitada ja meie siis saame need omakorda edastada meie tänastele debateerijatele. Seega palun küsige ka julgelt küsimusi. Nii, aga kõigepealt, kuna meil debatt toimub siiski tudengipäevade osana, siis rääkisime tudengite endiga ja küsisime neilt, mis on nende kõige põletavamad küsimused ja võib-olla ka suurimad murekohad seoses tasulise kõrghariduse teemaga. Ja vaatame korraks siis väikest tänavaküsitlust tudengitega. Mis on su kõige põletavam küsimus seoses tasulise kõrgharidusega? Minu kõige põletavam küsimus on ilmselt see, et see vabaneb raha, mis siis, kui kõrgharidus läheks siis tasuliseks, mida sellega siis peale hakatakse, mille katteks see läheks? Kas esimene bakalaureus ja esimene magister jääb ikkagi tasuta? Hiljuti öeldi, et ilmselt jääb, aga kas ikka jääb? Kuidas vähekindlustatud pered sellega toime tulevad? Kas on uuritud mingitest teistest riikidest näiteid, kus on muudetud kõrgharidus tasuliseks? Ja teine küsimus oleks see, et kas on mingi alternatiiv, kus seda raha leida? Võib-olla kõige põletavam küsimus on see, et millised on need vähem vajalikud erialad siis, mis lähevad kõigepealt tasuliseks. Et kas näiteks ajakirjandus on piisavalt vajalik või see tegelikult ei ole, kui me võtame õpetajahariduse kõrvale, mis arvatavasti siis ei lähe tasuliseks. Mis on sinu peamised hirmud seoses tasulise kõrgharidusega? Kuna ma ise järgmine kevad juba lõpetan baka, siis ma sellepärast enam ei muretse, et kas ma saan baka ära tehtud, küll aga sellepärast, kas saab magistrisse ka minna tasuta, sest see on ka peagi ja võib-olla ma kohe pärast järgmist aastat ei tahaks teha ja see ongi natukese mõttekoht, et kas ma siis pean ruttu magistri ära tegema ja sinna minema, sest võib-olla hiljem sinna enam ei saa tasuta. No ma arvan, et kõige suurem on ikkagi hirm eksida. Kui praegu on see, et okei, ma saan vahetada nii-öelda, et ma ei õpi seda aastat lõpuni, vaid näiteks vahetan. Ma arvan, et kui ma nüüd magistrisse lähen ja ma tean, et see on tasuline, siis ma kardan rohkem eksida, et ma ei tea, kas ma üldse siis mõtlen magistrisse minna. Ma arvan, et peamine hirm on see, et ma vist eelkõige tahaks jõuda magistriga tehtud enne, kui see läheb tasuliseks. No ma kardaks, et ühiskond muutub lollimaks ja sellest tulenevalt probleemid, mida on võib-olla isegi praegu raske ette näha. Täna me püüamegi siis järgmise pooleteise tunniga jõuda selgusele, kas sellel viimasel murel on mingit alust või ei. Aga selleks, et kõigil vaatajatel ja kuulajatel oleks arutelu lihtsam jälgida, teeme kiire seisukohtade tutvustamise ringi. Praegu viimaste uudiste kohaselt liigutakse koalitsioonileppega suunas, kus esimene kõrgharidus oleks tasuta, kuid lõplikud kokkulepped samas ei ole. Palun võtke maksimaalselt 1 minutiga kokku, kes peaks teie arvates maksma kõrghariduse eest.
Mina pean vist alustama, aga me Liinaga kahekesi seal läbirääkimistel oleme, meil on veel Margit Sutrop ka juures, et ega meil seal rohkem läbirääkijaid ei ole. Ja minu arust oleme me lõpliku kokkuleppeni jõudnud sellega, et meil ei ole tasulist kõrgharidust inimestel, kes omandavad bakalaureust, magistrit või doktorikraadi, et põhimõtteliselt jätkub tänane süsteem, kus kõrgharidus on tasuta, eestikeelne kõrgharidus on tasuta ja korduvõppijad ehk siis need inimesed, kes tulevad tagasi õppes vähem kui 10 aasta möödudes, nendel on siis tasuline, nii et põhimõtteliselt see süsteem, mis täna kehtib, see süsteem täna ka jätkub, nii et see oli ka koalitsiooniläbirääkimiste kokkulepe. Ja see kokkulepe iseenesest ju lähtub väärtustest. See, et kõrgharitud inimene on ühiskonnale kasulikum, igas mõttes kasulikum, et ta teenib riigieelarvesse rohkem raha, sest tema palk on reeglina kõrgem. Kõrgharitud inimene Eesti riigis statistika järgi elab 11 aastat kauem kui põhiharidusega inimene. See tähendab, ta jõuab olla ka ühiskonnale pikemat aega kasulik. Ta on rohkem valmis näiteks ümber õppima, tema tervisenäitajad on paremad. Nii et igal juhul kõrgharidusse panustamine, kui solidaarselt maksumaksja raha panustamine on ühiskonnale kasulik. Samas on kindlasti kõrghariduse omandamine kasulik ka individuaalselt. Ja see tulebki mängu siis järgnevate kõrghariduste puhul, et me ikkagi ei eelda seda, et Eesti-sugune väike riik suudaks kinni maksta väga nagu mitmeid korduvaid kõrgharidusi, mis iseenesest ka jälle on riigile kasulik, aga siiski see ei ole meile hetkel jõukohane. Arvamusi ka Aunelt näiteks? Ma arvan, et selles mõttes on küsimus huvitav, et me debateerime sageli kõrghariduse tasulisuse üle, et kas tasuta või tasuline või tasuta. Me võiksime samamoodi debateerida selle üle, kas kvaliteetne või vähem kvaliteetne, kas laiemalt või kitsamalt ligipääsetav, kas võrdsemalt või vähem võrdsemalt ligipääsetav. Et nende asjade üle me debateerime vähem. Et loomulikult nii ülikooli esindaja kui inimese kui lapsevanemana ma ütlen, et tasuta kõrgharidus on väga hea. Aga tasuta ei ole ainukene siht, et samamoodi peavad olema need teised kvaliteedid seal kaetud. Et ses mõttes on tore, et on koalitsioonis jõutud kokkuleppele, et me jätkame tasuta kõrgharidusega. Ma loodan, et see tähendab ka neid teisi 3 asja seal juures. No nii, tasulist kõrgharidust ei tule, debatt läbi, lähme koju. Või, mis me edasi teeme? Ei, ma ei oska midagi lisada siia, just öeldi ära, kuidas asjad olema hakkavad. Et selles mõttes ma hea meelega võtaks selle Aune teema ette, et räägiks sellest, mis erialasid te peaks õppima minema. Ja kui hästi te peaks ja mis kvaliteediga te peaksite neid saama. Ma ei tea, võime sinna minna, sest et või kuhu te tahate juhtida seda vestlust? See tuleb meil jutuks igatahes. Aune, kas on midagi lisada? Remargi teen veel kõrvale, et kõrghariduse omandamisel on ju 2 osapoolt, et üks on neid osapooli kindlasti veel rohkem, aga ennekõike on ülikoolid või kõrgkoolid, kes seda kõrgharidust pakuvad ja nende rahastamine, kui me räägime tasulisest kõrgharidusest, siis me mõtleme seda, et see võiks muutuda tasuliseks, mida ülikoolid küsivad üliõpilaste käest, aga teine pool on see aeg, mida üliõpilased panustavad ja see saamata jäänud tulu, et selle asemel, et minna kohe peale gümnaasiumi tööle, hakata mingisugust tööd tegema ja tulu teenima, te võtate aja maha, investeerite seda oma aega, maksate elamiskulusid, söögikulusid, et osaleda kõrghariduses. Ja see on vähemasti sama suur kulu. Ja see on nüüd nagu küsimus sellest, et kas te võtate seda piisavalt, et see kvaliteet moodustub ju 2 aspektist, et kui hästi ülikool suudab kõrgharidust pakkuda ja kui hästi üliõpilane suudab selles osaleda. Ja sellest me oleme vähem rääkinud, et see on täna võrreldes väga paljude Euroopa riikidega ikkagi hästi palju üliõpilaste õlul. Ja see tähendab seda, et üliõpilased töötavad. Ja kui me räägime kvaliteetsest kõrgharidusest, siis mina näen ülikooli poolt nagu väga suure murena ikkagi seda, et see pühendumine õpingutele on väiksem, kui me tegelikult tahaksime. Aga lähme korraks ikkagi tagasi selle teema juurde, miks me üldse saame rääkida sellest tasulisest kõrgharidusest. Rahastuskriis on ju siiski
olemas ja see on olnud teema ja sellest oleme rääkinud. Ja Liina, teie viitasite ka oma vastuses siis sellele, kuidas see süsteem praegu ei ole jätkusuutlik siiski. Et kas me ikkagi praegu oleme küll jõudnud mingi vastuseni, aga mis saab tulevikus, kui me süsteemselt seda rahastuskriisi just ei käsitle ja mis sellest kõrgharidusest siis ikkagi saab? Ma küll julgeks praegu öelda, et meil ei ole kõrghariduses rahastuskriisi. Et meil on 3 aastat järjest on tõusnud kõrghariduse rahastamine seal 15-13% olenevalt aastast ja seda kokkulepet minu teada keegi ei ole murdnud, et see 4 aastat 15% kasvu ikkagi on. Kui me räägime mingisugusest vähendamisest, siis see on väga väikeses osas vähendamine. Nii et meil on juba praegu selle 3 aastaga tulnud enam kui 100 miljonit eurot kõrgharidusse ju juurde ja see ettepanek, mis on tehtud, on see, et see kõrghariduse rahastamise osatähtsus suhtena sisemajanduse kogutoodangusse ei langeks alla 1,1%, siis on vaja keskmiselt 7% kõrghariduse tegevustoetust kasvatada aastas, et ta püsiks samal tasemel ja näiteks rektorite nõukogu on hinnanud, et kui järgnevad 2027-2028 kasvatada 7%, siis suudetaks ka rohkem üliõpilasi vastu võtta ja tagada esimene kõrgharidus tasuta. Nii et ma kriisiks seda siiski ei nimeta. On keeruline, lihtsalt riigi rahaline seis on selles mõttes keeruline, et kõik võimalik raha läheb julgeoleku valdkonda ja see on oluline ja vajalik praegu, aga meil on vaja hoida ka ühiskonna stabiilsust ja ma arvan, et kõrgharidus ja teadmine, et meie võimekad noored saavad tasuta kõrgharidust, on oluline ka kriisi ajal. Selle rahastusega on ta veel järgmisel aastal kõrghariduse toetus ka kasvab jätkuvalt, et nüüd esimene hetk, kus on otsustamata see kõrghariduse toetuse kasv on 2027. aasta. Ehk siis järgmise aasta pärast väga muretsema ei pea, aga 27. aastal seda kasvu tänaseks veel otsustatud ei ole. Ja see kasv ongi seal suurusjärgus oleks juurde vaja 30 miljonit selleks, et hoida seda 1,1% osakaalu SKP-st. Nüüd hea uudis on see, et majandus on hakanud kasvama, mis tähendab seda, et muidugi SKP kasvab ja selle võrra muidugi seda osakaalu puhul suureneb ka see 30 miljonit iga kord, kui see SKP kasvab. Nii et kui see SKP oleks jäänud enam-vähem samasse suurusjärku, siis oleks see 30 miljonit, aga kuna SKP kasvab, siis see summa muutub ka suuremaks. Aga raha tuleb ka majandusest rohkem, nii et ma väga ütleme nii, et ma ei ole nagu kulmkortsus väga mures sellepärast, et nüüd riik ei suudaks majanduskasvu pealt kasvatada seda kõrghariduse toetust mingis tempos, et ei pea jääma see summa nagu samale tasemele, nagu ta järgmiseks aastaks on. Aga kõrghariduses on 2 tüüpi ju kõrgharidusasutusi. Meil on ülikoolid ja siis meil on rakenduskõrgkoolid. Ja nüüd rakenduskõrgkoolid, kus õpe on kasvanud viimastel aastatel päris märkimisväärselt ja rakenduskõrgkoolides on aina suurem tung bakalaureuseõppesse täiskasvanud õppuritel, ehk siis nendel, kes oma vanemas eas teevad oma esimest kõrgharidust, eriti on see tervishoius, ehk siis õenduses. Ja mida rakenduskõrgkoolid on meile küll öelnud, et kui te tahate seda tasuta kõrgharidusega jätkata, siis andke meile õigus, rakenduskõrgkoolidele õigus täiskasvanud õppuritelt ka esimese kõrgharidusest raha võtta, sest need on inimesed, kes tahaksid omandada kõrgharidust ja kes on valmis selle eest ka tasuma, aga täna neil õigust tegelikult tasu võtta ei ole. Et rakenduskõrgharidus on selline olukord, kus samal õenduse kutseõppe erialal saab võtta tasu selle eestikeelse kutseõppe eest, aga kui see õppur nüüd liigub sealt kutseõppest edasi esimesse rakenduskõrgharidusse, siis selle eest enam ta tasu maksta ei saa, aga nõudlus nende õppekohtade järgi on nagu hästi suur. Et ma arvan, et me peaksime võib-olla arutama seda ülikoolide ja rakenduskõrgharidusasutuste reeglite diferentseerimist, sest rakenduskõrgkoolid on ise meil palunud õigust eestikeelse õppe eest tasu küsida ka bakalaureuse õppes esimeses astmes näiteks. Siin on tulnud ka vahepeal publikult üks küsimus, et kas hiljutine tulemustipendiumite kaotamine oli tasuta kõrghariduse jaoks vajalik ja milline on teie arust selle lükke tagajärg?
see on nüüd seotud selle 10%-se riigieelarve kärpega, mis meil oli vaja ära teha, kuna kärpe alla läksid kõik toetused, ehk siis kõiki toetusi oli vaja kärpida, siis oli küsimus nagu otsuses, et kas kärbime kõiki toetusi, näiteks vajaduspõhiseid toetusi või siis võtame mingid toetused lihtsalt ära ja teised jätame kärpimata. See on alati kärpeülesande küsimus, et kas sa igalt ühelt võtad 10% ära või siis teed selle nii-öelda valiku, et siit võtan ja siit ei võta. Ja istusime maha ka rektoritega ja arutasime rektoritega, mis kõrghariduse toetus on ka toetus, mida me ülikoolidele maksame. Ja rektoritega lõpuks oli selline ühine arusaamine, et ärme kõrgharidustoetust nii palju kärbi, ehk siis, et seal seda kärbet nii palju ei tee, ärme vajaduspõhiseid stipendiumid üldse kärbi, et jätame need kärpimata ja siis tegime need kärpeotsused tulemusstipendiumite, seal olid veel mõned näiteks doktorantide tulemustasud instituutidele, et need otsused me tegime koos rektoritega tookordses ära. Aga paljud ülikoolid selle tõttu, et nad tegevustoetused ikkagi tõusis, nad ütles, et pigem kärpiga ministeeriumi eelarve reaalselt tulemusstipendiumi ära, me ise otsustame oma tulemusstipendiumi maksmisele kõrgharidustoetuse eest. Nad tahtsid pigem seda vabadust ise otsustada, kui see ministeerium võtab neilt raha ära ja paneb selle nii-öelda oma otsusega kinni. Sa ütled vist siia juurde, et tulemusstipendiumi ärakaotamine on hästi sümboolne akt ja see nii-öelda tudengites tekitab küsimusi, et kas siis nagu head õppimist ei väärtustata. Aga kui mõelda nii-öelda sisulise poole peale, et 5% tudengeid saab 100 € kuus, et siis see nagu mingit suurt nagu olemuslikku probleemi ei lahenda, pigem on nagu vale sõnumiga võib-olla see, et see väga hea õppimine ei ole nii väärtustatud. Et kui rääkida sellest vajaduspõhisest õppetoetusest ja just sellest, et kes tänases, kui me ütleme, et meil tasuta süsteem peaks olema nagu tohutult võrdselt ligipääsu toetav, siis tänase süsteemi häda on just selles, et tegelikult seab ebavõrdsemasse olukorda need, kes on väljaspoolt Tallinna Tartut või väljaspoolt ülikooli linna tulevad õppima ja kes ei saa nii-öelda pere külmkapist teie süüa võtmas ja peavad maksma oma elamiskulude eest. Et see vajadused tegelikult on tudengitel väga erinevad. Tänase vajaduspõhise õppetoetuse arvutamine ainult vanemate sissetuleku järgi ja see on üleüldse, eks ole, üliõpilas ja nii pikalt perega sidumine. Mulle tundub, et selles mõttes ma kiidan haridusministeeriumi otsuse heaks, et see tähelepanu rohkem sellele vajaduspõhisele õppetoetusele lahendab tegelikult probleemi, mis me täna selles tasuta kõrgharidussüsteemis on, et osadele, kes tulevad maalt, kelle vanemad on ibinabil üle selle vajaduspõhise õppetoetuse piiri võib-olla, aga kelle kulud osalemaks kõrghariduses on ikkagi oluliselt suuremad, kui ma ei tea, ma mõtlen oma laste peale, kes elasid kuni ülikooli lõpuni kodus, käisid kodus külmkapis söömas ja võrdlen oma onupoja lastega, kes tulevad kaugelt Võrumaalt ja kes samamoodi said osa tasuta kõrgharidusest, aga pidid maksma oma elamiskulusid Tallinnas või Tartus ja sõidukulusid ja söögikulusid, et see ei ole nagu üldse võrreldav, see ligipääsu teema selles mõttes ma arvan, et kiidan selle otsuse heaks, kui sümboolselt see tulemusstipendiumi ärakaotamine oli vale, aga ütleme niimoodi, et teisi stipendiume, olgu nad siis ülikooli enda otsustatud või sihtasutuste poolt makstud, et mulle tundub, et see nii-öelda annetaja või ka ettevõtja on valmis pigem seda nagu head tulemust toetama, et mulle tundub, et neid teisi stipendiume on lihtsam leida väga headele tulemustele kui sellele vajadusele. Ma tuletaks meelde, et tegelikult ka vajaduspõhiseid toetusi me tõstsime ja aga võib-olla tullagi siis eraraha juurde ja selle juurde, et millist rolli kui suurt rolli peaks mängima eraraha näiteks kõrghariduse aastal. See on ka üks teema, mida me oleme läbirääkimistel rääkinud ja tegelikult Eestis võrreldes teiste näiteks OECD riikidega on selline algkeskkond, kus tegelikult ettevõtete annetusi ülikoolidele ei soodustata, et ei ole maksuerisusi. OECD riikidest vaatame 3 riiki, kus ei olnud maksuerisust ja Eesti oli siis üks nendest ei teadusesse ja kõrgharidusse panustamisel. Ja meie Kristinaga oleme mõlemad seda meelt, et tegelikult see erisus peaks ja võiks olla. Aga minu koduerakonnas on palju selliseid inimesi, kes arvavad, et maksusüsteem põhimõttena peab olema lihtne, arusaadav ja maksuerisused ei ole
ei ole kuidagi aktsepteeritav, kuigi meil tegelikult on väga palju maksuerisusi. Nii et see, et meil täna ettevõtted toetavad ülikoole suurusjärgus 20 miljoni euroga, see potentsiaal on kasutamata, et ettevõtted kindlasti oleks valmis rohkem panustama, kui oleks see keskkond seda annetamist soosi. Ja me oleme püüdnud siis leida lahendust, et sihtkapitalidesse annetamine võiks olla siis maksuerisusega. Kuhu me sellega enda läbirääkimistel lõpuks jõuame, siis saab näha. Eesti mure on ju see, et meil ei ole kasumimaksu ettevõtetel. Meil ei ole millegi pealt otseselt seda maksuerisust anda, kui maks on 0, siis selle pealt nagu erisust anda ei saa. Me saame anda erisust juriidilisi isiku tulumaksult, ehk siis kui keegi dividendi välja võtab ja siis dividendide pealt ei pea maksu maksma ja sealt saab maksuerisust anda. Aga tõesti, meil on siin Liina erakonnas on mõned inimesed, mis lihtsalt ei ole nendega nõus, aga me võiksime juriidilisi isiku tulumaksu erisused siiski tekitada. Kui inimene on väga rikas, inimene teenib väga palju dividende, võtab väga palju dividendi välja ja kui ta sellest rahast annetab, siis näiteks ülikooli sihtkapitalile, siis see võiks tal olla nii-öelda maksusoodustusega annetus. Täna ta maksab, eks ole, 20% tulumaksu ära ja siis annab veel annetuse, eks ole. Et see on meil see arutelu, kus ma tunnen, et hetkel võib-olla rohkem kokkuleppele lähemale jõuda, et see juriidilise isiku tulumaksu soodustus oleks kindlasti see, mis ülikoolidele juurde annaks. Kui rääkida erarahast, siis Euroopas on ju laias laastus eraraha kaasatud, ja ma pean siin õpilaste eraraha, mitte erasektori, mitte ettevõtete eraraha, laias laastus kaasatud ju meil on 3 tüüpi sellist kõrgharidussüsteeme Euroopas endas, ehk siis selles väikeses Euroopas. Meil on täiesti tasuta nii-öelda kõrgharidus, kus üliõpilased ei eeldata oma rahalist panust. Need on valdavalt siis Põhjamaade haridussüsteemid, eks ole, Soome, Rootsi, Taani, Norra, kus on 0 õppemaksu, kus on riiklikult garanteeritud ja riiklikult juhitud õppelaenusüsteem ja veel sinna peale ka stipendiumite süsteem. Nendel on tõesti kõrghariduse rahastus ka üle 1,5% SKP-st, sest seal sees on kõik need õppelaenud ja õppestipendiumid ka. Eks ole, et meil ei ole riiklik õppelaen, meil on ju tegelikult pankade poolt välja antav õppelaen, mida riik garanteerib, aga Rootsis näiteks annab õppelaenu riik. Ehk siis see on riigieelarveline väljamakse, mida riik teeb ja siis ta saab õpilastelt tagasi riigieelarvesse selle tulu. Aga siis on teine tüüp riike, kus on siis õppemaks, kas ta on siis nii-öelda 50%, 10% või 100%, UK-s on, Suurbritannias on, eks ole, ta väga suur osa, Hollandis on ta 10% õppekuludest, et see sõltub protsendist, aga üliõpilastelt eeldatakse mingit oma osalust kõrghariduses. Need on siis tõesti Suurbritannia, Holland, on sellised süsteemid, kus üliõpiliselt oodatakse oma osalust ja siis on nii-öelda Ida-Euroopa mudel, mis on siis see mudel, kus osad saavad tasuta ja osad siis maksavad. Et on nii-öelda tasulised kohad ja tasuta õppekohad, mis meil vanasti oli, eks ole, selline õppesüsteem, millest me loobusime. Kõigil nendel mudelitel on omad head ja vead. Et ei saa öelda, et kuskil on olemas mingi ideaalne mudel, mis kõigile ühtemoodi sobib. Skandinaavia mudel on suurepärane tudengi vaatest, sellepärast, et ta saab keskenduda õpingutele, ta ei lahku ülikoolist, eks ole, suure võlakoormaga, krediidireitinguga ja nii edasi, ei pea tööl käima, aga samal ajal ühiskonnas see eeldab oluliselt kõrgemat maksutulubaasi kui see, mis täna meil Eestis on. Ehk siis maksud peavad oluliselt kõrgemad olema. Meie Eesti maksubaas on täna väike, võrreldes näiteks selle sama Rootsi või Soomega, eks ole, mille pealt seda tegelikult rahastatakse. Nii et ega see on Eestis ühiskonna debatt, et kui me tahaksime sellist kõrgharidust, nagu on Põhjamaades, siis ei saa meie maksubaas olla 36%. Nii ta on. Dan, kas te leiate, et kas Eestis on täna piisavalt erasektori huvi kõrghariduse rahastamise vastu? Minu meelest me oleme publiku täiesti kaotanud praeguseks juba. Aga proovime. Erasektoril loomulikult huvi kõrghariduse vastu. Korra tahaks teada lihtsalt saalis, et kes meil siin saalis on? Tahaks mingi erialade kontrolli teha, aga ma ei oska, ma ei tea, täna instituudid tehti millalgi üle ülikoolis võrreldes selle ajaga, kui ma siin käisin. Kuna me oleme arvutiteaduses, siis kui paljud teist on selle maja tudengid, majandus, IT või matemaatika? Enamus, selge. Siis on sellega nagu saame, teie valdkonnas on tööstusel huvi hariduse vastu küll, aga aeg on muutunud. Kui vahepeal oli nagu see, et kõik, kellel klaviatuur käes seisis ja suust sooja õhku tuli, võeti tööle. Enam ei ole nii.
mul on väga kurb teatada, et värskelt ülikoolist tulnutel on nüüd ka IT-s raskem tööd saada. Majandus on selline parasjagu. Ehk siis see lugu on endiselt tugev. Endiselt see tööstus tahab, kui kuulata, mida ITL ütleb, see on siis IT-ettevõtete ja telekommunikatsiooniettevõtete liit, kuhu kuuluvad ka suured ülikoolid, kes õpetavad seda valdkonda. Siis nemad ütlevad, et endiselt see on väga tähtis. Te peate palju õppima, et teha suure lisaväärtusega tööd ja kasvatada seda majandust, mille eest saaks siis kõiki neid asju teha. Ehk siis käige koolis, ärge tehke ChatGPT-ga kodutöid. See on mu isiklik palve, palun. Võtke seda palun arvesse, tööintervjuul teil ei ole ChatGPT, ma saan aru, kui te ei oska. Ehk siis haridus on oluline. Nüüd see küsimus on see, et kui palju on erasektor valmis rahastama. Mis ulatuses. Ja siin on mitu erinevat viisi. Me rääkisime sellest, et tulumaksusoodustus ehk siis inimesed, ettevõtjad või siis ettevõtted maksaksid annetusi sihtasutustele. Aga sihtasutus võtab 25% üldkulud. Olen kuulnud erinevaid numbreid. Sõltub sihtasutusest. Tartu Ülikooli sihtasutus võtab 8-10 halduskuludeks. Okei, selge. See on see, mis Aune Valk ütles, on tõde. Mina tean valesid andmeid kuskilt. Ehk siis see küsimus ongi see, et kui palju sellel rahal nagu efekti on, mida ettevõte välja annab. Et see on see, mida küsitakse. Need, kellel on palju, nemad saavad anda palju välja. Neid, ettevõtteid, kellel praegu on väga palju raha, mida anda. Eestis on see kultuurkiht veel madal, ma tahaks öelda. Et välismaal on natuke lihtsam. Käid Stanfordis ringi, käid Tel Avivis ringi, campused. Kõigil majadel on peal abielupaari mehe ja naise nimi, kes annetasid see 50 miljonit, et see maja ehitada. Meil ei ole seda kui kihti veel. Täna ma jään ootama põnevusega Taavet Hindrikuse nimelist kõrgfüüsika laborit, aga ma kardan, et sinna läheb aega. Tervitused Taavetile. Et ses mõttes, et see kõik on meil ei ole seda kultuurkihti, et mõned aastad tagasi meil oli see arutelu ülikooli sihtasutusega, istusime kõige ERMis ilusti koos, mõtlesime, et mis on need asjad, mida ettevõtlus oleks nõus rahastama, et panna raha alla, et kas kui me näeksime, et oleks õpetajatel, õppejõududel paremad töötingimused, kas siis tuleks konkreetselt nagu sihtotstarbeline raha taha. Midagi vist ei juhtunud pärast seda. Aga okei, see oli nüüd see osa, kus me anname selgelt raha ülikoolile, kanname üle ja ülikool teeb sellega midagi. Ettevõtted teevad muid asju ka. Mul on terve hulk inimesi tööl osakoormusega, kes käivad samal ajal koolis, samal ajal tööl. Mõned arvavad, et see on kurjast. Mõned uuringud, milles me ka ise oleme kaasa teinud, ütlevad, et paratamatult on see nagu teie tudengite teha. Kuidas mõned teist suudavad samal ajal teha tööd ja ülikoolis käia, mõned ei suuda. Eks mina kõigile, kes meil tööl on samal ajal, me käin neil kogu aeg, panen õrnalt põlve selja peale, et peate kaitsma. Kui ka läheb 1 aasta üle, okei. Aga peate kaitsma. Paneme juhendajad kõrvale, paneme teemad kõrvale. Ja õnnega isegi võimaldame tööajast natuke lõputööd teha, eks ole. Aga see on seepärast, et meie töös on seda vaja, eks ole. Mul on see oluline. Kõigis kohtades ei ole seda niimoodi. Ja siit tulevad kõik need teadmussiirde doktorantuurid ja kõik need muud hübriidmudelid, kus tegelikult see kulu, mis on sellest, et üks tudeng saab keskenduda õpingutele, see kulu on tegelikult tema kanda, on võib-olla ka tema tööandja kanda, sest et poole kohaga töötaja ei ole nii atraktiivne. Mina ka esimesel kursusel programmeerimises ma olin enam-vähem kõva käsi, sain Nortalisse tööintervjuule, seal ma ütlesin, et aga ma tahaks poole kohaga, ei saanudki Nortalisse tööle, läks teisiti. Ma olen kuidagi hakkama saanud seni. Et mõned ettevõtted ei võtagi nagu poole kohaga tööle. Et see on nagu kahju neile, sest nad teavad, et sa ei keskendu. Et selles mõttes on keskendumine haridusel nagu hea mõte. Ehk siis, kui me räägime sellest, et eraraha hariduses, siis see on seal täna kohal, seda lihtsalt ei ole väga palju ülekannetega ülikoolidele. Nii. Aga kui rääkida juba tööhõivest, siis statistika näitab ka, et meil bakalaureusekraadi esmakursuslastest käivad Eestis tööl 49% ja magistrantidest 90%. Aune, võib-olla sina kommenteeriksid seda, et millised mõjud on sellisel tööhõive näitajal? Siin Tanni eeskujul püüan publikut kaasata, ma arvan, et publik võib ka ise öelda seda, et mida tähendab töötamine. Et üks, millele ma saan viidata, on, ma ei tea, kas nii-öelda uuringute põhiselt, et üle 15 tunni töötamist õpingute kõrvalt on kõik läheb juba nii-öelda ületöötamiseks. Et selles mõttes, et töötamine on okei
ja ta on ilmselgelt nagu vajalik nii tööharjumuse mõttes, kui eriti tore on, kui saab teha erialast tööd ja selles mõttes on Eesti hästi positiivne juhtum, et peale Soomet on Euroopa riikide hulgas Eurostudenti uuringu alusel Eesti töötavad tudengid töötavad kõige rohkem erialasel tööl. Et selles mõttes see erialase tööga hõivatus, et see on ilmselgelt nii-öelda, kui sa saad rakendada seda, mida sa õpid, et see on abiks. Häda on selles, et meie keskmine töötav tudeng töötab 26 või 27 tundi. Et seda on ilmselgelt liiga palju. Et kui ta saaks töötada ja kui tööandjad oleksid valmis võtma ta nii-öelda 15 tunniga tööle, siis oleks see kõik väga tore. Aga ma arvan, et see, mida me näeme ülikoolis on see, et see tähendab vähem pühendumist õpingutele. See tähendab kindlasti mingil kujul vaimse tervise probleeme, et kui sul on nagu lihtsalt ikkagi ülekoormus, see tähendab õpingute venimist, et need on need asjad, mis see kaasa toob. Ma just sel nädalal käisin Tallinna Ülikoolis ühel konverentsil, kus räägiti õppimise ja töötamise suhetest, aga seda eelkõige üldhariduse kontekstis. Ja seal toodi välja, et need õpilased, kes näiteks gümnaasiumi kõrvalt tegid juba ka tööd või neil oli töökogemus, siis nende üldoskused olid paremad võrreldes nendega, kes ei olnud teinud mingisugust tööd, ka vabatahtlikku tööd mitte. Nii et see on tõesti sellise tasakaalu küsimus, et mitte liiga palju, aga samas natukene tööd teha tuleb, ma arvan, isiksuse arengule ikkagi kasuks. Mitte ainult tehnilise materjali konteksti panek. Ma tegin, ütleme niimoodi, Pärnus, ma olen Pärnust pärit, seal olid mõned kohad, kus ma tegin selliseid väikseid infosüsteeme väikestele ettevõtetele. Tegin andmebaase, siis ma tulin ülikooli, siis ma läksin esimese kursuse andmebaaside teooria loengusse ja siis ma istun seal ja kuulan, kuidas seletatakse teist ja kolmandat normaalkuju andmemudelitele ja mõtlen, issand, kui valesti ma olen elanud. Ehk siis need asjad, mida ma olin programmeerinud kusagil Pärnus mõnedele firmadele, olid täiesti kohutavad nagu korraliku süsteemide ehitamise teooria mõistes. Aga ma suutsin selle kohe seal loengus konteksti panna. Järgmine kord, kui ma läksin Pärnusse kartuleid tooma ja siis muud kasulikku tegema, siis ma mööda minnes kutsuti meid sinna jälle midagi hooldama, siis ma ütlesin, et mul läheb täna natuke pikemalt. Ja siis ma panin kõik selle, mis ma ülikoolis olin õppinud, kiirelt kohe konteksti ja ehitasin nende infosüsteemi andmemudeli ümber, nii et ma suutsin seda kohe rakendada, mida ma ülikoolis õppinud olin. Ma vaatasin seal, muidu seal samas auditooriumis oli hulk inimesi, kellel tõenäoliselt seda valgustust ei olnud. Nii et teine asi on see, et ega ma ausalt rahaliselt Pärnust, ma ei oleks võib-olla väga hästi toime tulnud siin Tartus, kui mul ei oleks mingeid haltuura otsi olnud nagu ülikooli kõrvalt nädalavahetustel. Et see mõttes, et see rahaline küll aitas ka. Aga jah, et see mõttes, et mingi osa, see paneb konteksti, sa oskad hiljem rohkem rakendada. Siin on vahepeal tulnud publikult uus küsimus Tannile, et kas praktika on enamasti osa kõrghariduse omandamisest ja kas see peaks olema tasustatud? Lisaks, et kuidas teha praktikakohti rohkem kättesaadavaks? Praktikakohtadega on nüüd defitsiit, palun vabandust. See aasta kuulutasime välja mingi AI masinõppe inseneri praktikakohti, 2 tükki, huvilisi oli 200. Proovitööd saatsid 22, neist normaalsed olid 5 või 6. Et neid, vabandust, meil oli väga raske proovitöö, me teadsime, et 200 huvilist on, eks. Et selles mõttes, et me tahtsime tõesti teada, kes seda asja teha oskavad, mida meil teha on vaja. Aga kui me vaatame karjäärimessidel, Küber on seal regulaarselt väljas, siis praktikakohti ei ole enam nii palju. Meil on praktika tasustatud, aga ma kardan, et lähiaastatel te peate hakkama kaaluma ka mittetasustatud praktikakohti, sellepärast, et üks asi, mis on suurte keelemudelite ja tehisintellektiga saabunud, on see, et juunioreid ei värvata nii kergesti enam. Mul on väga kahju. Nii on. Mis tähendab seda, et te peate kuidagi saama seenioriks ilma selleta, et teile palka makstaks. Tööstussektor ei ole veel täpselt aru saanud, mida see nende jaoks tähendab. Et neid seenioreid ei tule mitte kuskilt, kui ta seda kogemust ei saa. Aga see on väga värske värv kõik, ütleme niimoodi, et vist eelmine aasta hakkasid tulema esimesed artiklid, et selline postripoiss IT ei suuda enam kõigile noortele tööd pakkuda. Aga võib-olla on ka see, et ärimudelid on valed olnud, et lihtsalt värviliste veebilehtedega ei ole enam võimalik lõputult raha teha, et seda riskikapitali ei ole enam lihtsalt nii palju.
tuleb lahendada raskeid probleeme päris inimestele, mis ei tähenda tingimata viimast plokiahela kokkusidumist viimase tehisintellektiga, et see on võib-olla ei ole ärimudelit sellele. Praktikakohtadega muresid oled äkki, Aune, sina ka enda kogemustes märganud? Jah, selles mõttes on huvitav, et praktikakohtadega on nii-öelda ühest äärmusest teise, et meil on arstid või arstiõppetudengid, kes 6. aastal praktikal olles on siin mõni arstiõppetudeng. Et see 2 tükki või 3 tükki. Et 6. aastal sõltub sellest, kus te valite. Kui te tahate Tallinnas ja Tartus praktikal olla, siis teile ei maksta. Ja kui te lähete Pärnusse või seda enam Saaremaale, siis teile makstakse praktikal olemise eest. Et see sõltub sellest nii-öelda tööandja huvist meelitada noori enda juurde. Ja siis on meil õpetajakoolitus, kus me maksame ülikoolina peale, et koolid võtaksid õpetajakoolituse tudengeid praktikale. Et selles mõttes on see ülikooli vaates nagu väga erinev. Ja meil on, eks ole, praktika veebileht, kuhu ettevõtjad saavad oma praktikapakkumisi üles panna ja tudengid sealt valida, aga ma tegelikult ei oska seda kommenteerida, et kas see on läinud keerulisemaks praktika kohta täna leida või selle eest ka tasu saada, et see on väga paljuski ka tudengi ja praktikakoha omavahelise kokkuleppe küsimus nendel nii-öelda mitte reguleeritud erialadel, kui me räägime väljaspool arste, õpetajaid, füsioterapeute, kus on väga selgelt see reguleeritud. Aga rääkides juba siis erinevatest erialadest, siis Kristina, milliste erialade lõpetajaid siis vajame enim järgmise 10 jooksul? Kui ma nüüd teaks, ma arvan, et on enam-vähem võib ennustada mingeid erialasid, tähendab võib öelda kindlasti, keda on kindlasti vaja. Kindlasti on vaja õpetajaid ja tegelikult isegi suuremas arvus. Kui täna kindlasti on vaja tervishoiusektori erinevaid spetsialiste. Tervishoiu sotsiaalhoolekande sektor on see, kus ükskõik, mis te seal erialana valite, tööpuudust ei tee, ilmselt ei oota. TAN oskab ilmselt paremini selgitada, mis selle andmemajanduse toimub, sest seal on seoses tehisintellekti tulekuga ikka väga suured muutused toimumas, et keda varem oodati, ilmselt täna võib-olla enam ei oodata. Aga ma arvan, et olulisem isegi on see, et ega kõrgharidus või ülikool ei ole nüüd see koht, kus selle antakse mingi kitsas kutse, mida sa siis nii-öelda kutseoskus, mida sa siis omandad ja kui see sul nüüd aegub, et siis sind enam vaja ei ole, et ülikooli haridus on siiski üldhumanistlik haridus, ta annab kätte oskused, mida on võimalik edasi kanda erinevatesse valdkondadesse, kuhu sa tegelikult tööle lähed. Ja kui vaadata näiteks sama LinkedIni ja seal olevaid töökuulutusi ja nende pealt tehtud analüüs, et mida tööandjad kõige rohkem töökuulutustes küsivad oskustena, siis ega nad ei küsi mingit spetsiifilist kutseoskust. Et nad küsivad oskusi näiteks, et milline on su meeskonna tööjuhtimisoskus, et kuidas sa oskad juhtida inimesi, protsesse, milline on su kommunikatsioonioskus, et kas suudad asjad ära suhelda, kas sa suudad asjad ära planeerida inimeste vahel, küsitakse sellist leadershipi ehk siis oskust iseennast juhtida ja iseenda tööd planeerida, ehk siis selliseid üldpädevusi küsitakse palju rohkem kui seda, et sul on mingi spetsiifiline kutseoskus. Muidugi neid spetsiifilisi kutseoskusi on ka vaja, aga ma arvan, et ülikool ei ole ainult spetsiifiliste kitsaste kutseoskuste õpetamise koht. Et selleks on valdavalt meil ikkagi kutseharidus. Et ülikool on ikkagi selliste üldiste, ülekantavate üldiste oskuste ja pädevuste õpetamise koht. Võtan kohe järjekorda. Siin oli mitu asja praegu, kuhu ma tahaks mõelda ka. Andmemajandusega see on üks teema, eks ole. Ja mis puudutab neid üldpädevusi, nende üldpädevustega on selline häda, et ma nüüd väga üldistan, eks ole, aga on oluline vahe, kus kohast see projekti juhtimise haridus saadud on. Kontekst loeb, et selles mõttes, et kui metsanduse valdkonna projektijuhil või juhil ei ole väga lihtne minna IT-meeskonda juhtima. Olgu tal need üldoskused ükskõik kui head, eks ole. Et see võib, need mõned hüpped ei tööta. Et see kontekst, kus organisatsioonis sa oled olnud, mis on traditsioonid, mis on see kultuur, et see on midagi sellist, mis ei tule puhtalt koolist kätte. Et sellepärast ongi mingid projektiained tänapäeval, need igasugused koostööõppevormid, nautige neid. See on väga, see on hästi huvitav dünaamika, ma mäletan kõiki neid projektiaineid ülikooli ajast, kuidas inimesed käitusid ja
testijad ja kas see oli seotud hääle tugevusega ja kuidagi, oli igasuguseid asju. Ehk siis see keskkond, kus te olete saanud need oskused, see ka loeb, et selles mõttes ülikoolil on lisaks mingitele oskuste andmisele ka see keskkonna üleandmine. Ma tahaks hoopis rääkida tegelikult sellest, et kes peaks otsustama seda, mis erialasid, kui palju vastu võetakse. Täna on see veidi vist ülikoolile antud see võimalus, eks ole. Aga nüüd ma tahan olla ebapopulaarne, sest muidu me õudselt patsutame teineteist õlale siin kogu aeg ja eriti Liina ja Kristina on hästi nõus teineteisega kogu aeg. Aga minu meelest paneelides, debattides peab olema midagi debatti ka. Minu meelest riik peaks hakkama mingeid erialasid tellima jälle. Vabandust. Ma tahaks öelda, et Kaitseministeerium, Martin Herem kirjutas üks päev ERR-is eelmine aasta, ma leian lingi kui vaja, et üldhariduskoolid peaks rohkem tegelema kehalise kasvatusega. Mulle meeldis see lause. See tähendas seda, et Kaitseministeerium hakkas tellima haridust. Kaitseministeerium võiks minu meelest tellida siis kohe ka keemiaharidust, seepärast et lõhkeaineid on vaja inimesi, kes teavad, kuidas need töötavad, siis oleks füüsikaharidust vaja tellida, sest et meil on uued ägedad firmad, kes üritavad ehitada rakette, mis lendavad. Logistika absoluutselt, eks ole. Et kuidas see töötada saaks? Ma tean, võtsin bensiinikanistri. Ei, see tegelikult juba täna töötab, eks ole, me oleme siin kohe peame alustama halduslepingu läbirääkimisi. Haldusleping on selline leping, mida ministeerium sõlmib ülikoolidega 3 aastaks või 4 aastaks, seni 3 aastaks sõlminud. Ja seal on ikkagi olnud selliseid nii-öelda ettekirjutusi, et õpetajakoolitust tuleb kasvatada ja IT-õpet tuleb kasvatada ja tugispetsialiste koolis tuleb, nende vastuvõttu tuleb kasvatada ja arstiõpet tuleb hoida teatud tasemele, ei saa õpetada lihtsalt nagu vähem. Et selles mõttes mingid väiksed hoovad või need kohad, kus riik tõesti näeb, et häda on käes, et need hoovad on riigil olemas olnud ja riik on neid kasutanud. Kui palju neid kasutatud on, äkki haridusministrid oskavad vastata? Ikkagi suurema osa õppe planeerimisest teeb ülikool ise ja ma arvan, et see peakski nii jääma, sellepärast et ma üldse ei arva, et kuskil haridusministeeriumis või kaitseministeeriumis on keegi tark, kes teab, milliseid erialasid tegelikult peaks tulevikus õpetama. Et kui selline tark kuskil olemas oleks, siis iseenesest ma arvan, oleksid teised riigid ka ammu juba selle süsteemi leiutanud. Aga ülikool toimib rahvusvahelisel kõrgharidusturul, ta ei toimi ainult Eesti kitsas Eesti turul, eks ole, ta toimub rahvusvahelisel turul ja teda mõjutab väga tugevasti see, mis toimub üleüldiselt rahvusvahelises kõrghariduses ja kuna Eesti noored ja Eesti üldharidus on niivõrd maailma tipptasemel, siis selle Eesti tudengi ülikooli saamine ei ole ainult küsimus Eesti ülikooli võimekuses siin Eesti turul toimetada, sest see tudengi potentsiaal minna Helsingi ülikooli, Uppsala ülikooli või Hollandisse õppima on täpselt sama kõrge. Ja kui see Eesti ülikool ei paku talle seda atraktiivset eriala, mida ta õppida tahab, siis riigi tellimus võib minna täiesti metsa selle koha pealt, mida tegelikult tudeng õppida tahab ja mida riik arvab, et ta õppima peaks. Ja siis me saavutamegi sellise olukorra, kus meie noored õpivad Hollandis ja võib-olla Aalborgis ja meil on tühjad täitmata riigitellimuse kohad, et ma ei ole seda meelt, et riik väga tark on, aga mida riik teeb, on see, kus ta näeb nõudluse kasvu riigi vajadustest tulenevalt, siis ta ülikoolidele halduslepingutes ütleb, et me tahaksime, et te suurendaksite IT-õppekohti, me tahame, et te suurendaksite õpetajakoolituse õppekohti, nii et seda ta on niimoodi üksikute tellimuste kaupa on seda esitatud kogu aeg. Aga lähme tagasi selle tasulise kõrghariduse juurde. Kas tudengid valivad neid õigeid erialasid, siis kui nagu neid kohti avada, eks ole, et küsimus ongi see, et füüsikaga meil on ikkagi valus tegelikult. Et üks asi on see, et õppekavad on võib-olla, inimesi pole, ülikoolide õppejõud on jäänud nagu veidi nõrgemaks, eks ole. Et ma natuke tulen looduserialade vaatest praegu, ma kindlasti eksin siin kusagil, aga kuidas me saame need erialad nagu tagasi, mida võib-olla meil on mingil hetkel riigis vaja mingite funktsioonide kestlikuks hoidmiseks, eks ole. Et kui täna keegi tahaks Eestis teha mingit teatud sorti uut tööstust, mis sisaldab mingit teadmusmahukat sellist teemat, et siis kuidas me teeme niimoodi, et meil oleks kogu aeg olemas näiteks vähemalt, ma ei kujuta, et 5 võtan realistlikuma numbri. 1 doktor kaitseks iga aasta füüsika erialal või 1 doktor kaitseks iga aasta või 2 aasta tagant vähemalt siis. Ma ei kujuta ette mingis krüptograafias, sest me oleme ehitanud endale üles e-riigi, mis vajab nagu
proportsionaalselt liiga palju krüptograafe, et seda üleval pidada. Eesti on teinud valikuid, me oleme uhked oma e-riigi üle, aga see tähendab seda, et kunagi, kui me ei tea enam, kuidas see töötab või miks see turvaline on, siis meil on nagu probleem. Ehk siis teatud kohad, kus turg on väga vaba, ma püüan öelda, et see turg võib-olla ei ole funktsioneeriv ja tudengid valivad lõbusama eriala, kus ei pea nii palju rasket tööd tegema. Palun vabandust. Kui ma tohiks 3 kommentaari, et esiteks see debatt sai alguse üldharidusest ja ootusest üldharidusele, et kui üldharidus hakkaks võtma käskudena kõiki neid erinevate valdkondade ootusi neile, mida me tihtipeale ajakirjandusest loeme, siis me oleks täiesti kaos seal üldhariduses. Kõigil, Masinatööstuste Liit esitas ka oma nõudmised üldharidusele, lisaks Kaitseministeeriumile. Ja siin on küll oluline, et riik hoiaks seda balanssi. See, et noored saaksid liikuda ja oleksid terved, seal on koolil üks osa, aga väljaspool kooli on ka väga suur roll. See on esimene mõte. Teine mõte on see, et nende halduslepingutega lisaks sellele, mida riik tahab rohkem, lepitakse kokku ka, mida riik tahab vähem. Ja reaalselt ikkagi on ka vähendatud näiteks haldusjuhtimise erialasid, et need kokkulepped on mõlemasuunalised, kasv ja langus. Ja kolmas mõte on see, et meil on väga keeruline suunata näiteks filosoofiat õppida tahtvat noort inimest füüsikat õppima. Ta lihtsalt ei lähe, siis ta lihtsalt ei omandagi seda haridust. Aga uuringute järgi me teame seda, et nagu ühiskonnale on kasulik semiootik täpselt sama palju kui füüsik. Et see, mis ülikoolide majas toimub inimestega, et ikkagi need ülikoolid suudavad inimesega midagi niimoodi teha, et ta käitub ja panustab ühiskonda nii palju teisiti, et ta on väärtuslik. Ikkagi, kas ta on füüsik või ta on semiootik. Absoluutselt nõus, mul on IT-firmas tööl nii füüsika kui semiootika magistrid ja mõned doktorid ka. Nad kõik tegelevad IT-ga. Et selles mõttes on väga, absoluutselt. Ongi need mingisugune baas, selline haridus, kuhu saab peale ehitada sellist spetsiifilisemat. Meil on ka psühholoogia doktor, selles mõttes kõik on okei ja me saame. See ei ole mulle, ma seda ei ole nii väga teinud, et selles mõttes ma tunnistan, ma natukene lihtsalt tõstatasin diskussiooni, aga ja ma tänan. Ma tahaks nüüd sellest rahast uuesti rääkida, kui nagu see filosoof ei taha minna füüsikasse, siis kui meil oleks olnud tasuline kõrgharidus, kui see tänane teema ei oleks pärast esimest küsimust kohe lahendatud saanud, siis ma oleks järgmise ideena tahtnud rääkida teile sellest, kuidas ma tulin ülikooli. Ma tahaks anda taktikalisi nõuandeid. Ma tulin Pärnust, eks ole, mul oli oma arvuti, see oli okei. Ja 2 halba nõuannet, mida ma tahaks anda, on see, et kui ühika kohti ei saa, seepärast et sellel ajal ei saanud, siis sai kusagilt rentida toa. Tuba oli päris okei. Ainus häda on see, et see voodi, mille ma kodust kaasa tõin, selle me pidime sinna jätma, sest prussakad tegid sinna pesa. Aga okei, olid ajad. Siis ma tahaks ka öelda, et see, kui nagu mitmetel õhtutel sai süüa peamiselt saia ja karbisprotte, kindlasti ei ole kooskõlas Tervise Arengu Instituudi tasakaalustatud dieedisootustega. Teate, mul on selline tunne, et see vahepeal see nälg seal oli hea asi. Et selle mõttes, et siis tekkis küsimus sellest, et kus täpselt lisaväärtuse loomine käib. Aga head mõtted, mida ma julgeks soovitada, on see, et saab käia jala. Nii et kui teil on mõni kursusekaaslane, kes on sobivast soost ja teile atraktiivne, siis tema juurest öösel saab jala koju minna. Tartus Annelinnast Tähtver täitsa tükk minekut, aga jõudis. Teine asi on see, et tehke õppegrupid, sellepärast, et Pakriisi ja see Salvesti või Uncle Bensi kaste sinna peale võib-olla väikse kanaga, kui on veel kuu algus, on täitsa nagu aitab rahaliselt paremini toime tulla, ehk siis on terve hulk trikke. Õppelaen, väga taktikaline asi, ärge korraga ära kulutage, tehke endale tähtajalised hoiused, mis nagu kukuvad siis iga paari kuu tagant, nagu annavad teile nagu mingi osa raha. Et see terve hulk trikke on, kuidas ka vähema rahaga saab hakkama. Aga see mudel töötab siis, kui sa oled nagu Tartus ja siis, kui sul kõrgharidus on tasuta. Tallinnas ma kardan see finantsmudel, mis on natuke kallim, seal võib-olla see läheks katki ja kui me tõesti teeks mingisuguse tasulise hariduse, siis oleks see võib-olla raskem. Ehk siis kuhu ma tahtsin jõuda selle ilusa looga, on see, et võib-olla
kui meil oleks tõesti see tasuline, siis äkki mingitel erialadel me peaks finantsiliselt looma motivatsiooni sinna õppima minna, kas siis stipendiumitega teatud valdkondades, et need nagu 5% parima või 10% parima stipendiumid oleks nagu mingites valdkondades. Meil on väga sarnased lood, ma tundsin iseennast ka ära sinu kirjelduses, aga tead, Tallinnas on tasuta ühistransport, sa ei peagi käima jala. Aga nüüd on, et see eelis on seal Tallinnas elades, aga tõesti selle tasulise kõrghariduse üks eeliseid, nii nagu Kristjan enne ütles, et igal mudelil on omad plussid ja miinused. Et üks eelis on kindlasti see, et nende õppelaenudega saab riik suunata noori inimesi nagu tööle sinna, kuhu nad oleksid oodatud. Et näiteks, et need õpetajad, et kui sa oled võtnud 5 aastat klassiõpetajaks õppides laenu ja siis sa lähed õppima või lähed tööle õpetajaks ja töötad vähemalt 5 aastat õpetajana, siis riik maksab sulle selle laenu tagasi. Või arstiks või mida iganes, et ta tõesti annab selle hoova. Teine variant on minu meelest see, mida võiks ka täna juba ikkagi rohkem kasutada, on nagu stipendiumilepingud. Et me teame, et kohalikud omavalitsused on väga hädas erinevate spetsialistide palkamisega. Miks ei võiks, kui on see huvi vastastikune mõne noore inimesega, näiteks Võru linn, teha oma andeka noorega stipendiumilepingu, et sa lähed õpid perearstiks, ja me maksame sulle stipendiumi, aga siis kokkulepe on see, et sa 3 või 5 või mitu aastat siis kokku lepitakse, tuled ja oled meie kogukonnas perearst. Ja kui sa seda kokkulepet ei täida, elus võib igasugu asju noortel inimestel juhtuda, siis maksad tagasi selle stipendiumi või mida iganes seal kokku lepitakse, aga selliseid vastastikuseid kokkuleppeid nagu rahalise motivatsiooniga võiks olla süsteemis rohkem. Kusjuures ka publikust on tulnud küsimus just nimelt selle kohta, et mis oleksid tasulise mudeli eelised ja ma liidaks selle teise küsimusega, et kas see aitaks just seda kvaliteetsemat kõrgharidust ka luua ja millistel viisidel. Võib-olla Aune, jah. Jaa, ma arvan, et tasulise kõrghariduse eelistest võiks pikalt rääkida tegelikult, ja küsimus on hästi selles, eks ole, et millisest tasulisest mudelist me räägime, kas sellest nii-öelda Ida-Euroopa mudelist, sellest nii-öelda Hollandi mudelist või Briti mudelist, et mina arvan, et Ida-Euroopa mudel on üks väga halb mudel ja sellest ma ei tahaks üldse rääkida, seal on nagu see põhimõtteline küsimus, et on mõned, kes on valitud ja ei maksa midagi ja teised, kes valivad nii-öelda maksavad täisraha eest ja see vahe nende vahel võib olla nii-öelda ühes riigieksami pallis. Ja reeglina on see, et need, kes tulevad väiksematest gümnaasiumitest, saavad kehvemaid riigieksami tulemusi ja nemad peaksid siis maksma. Ja need, kes nii-öelda saavad paremad riigieksami tulemused või paremad sisseastumispallid mingil muul viisil, et nemad ei maksa. Et see süsteem on nagu selles mõttes väga ebaõiglane. Aga kui tasulisest kõrgharidusest rääkides, mulle tundub, et see mõistlik mudel saaks olla ikkagi ainult selle koha peal, kus tudeng maksab mingi osa, sest et tõesti see kasu nii-öelda kõrgharidusest on nii riigile või nii ühiskonnale kui lõpetanule. Aga need kasud võiksid sellisel puhul olla see, et on selgem huvi ja nõudlikkus ülikooli vastu. Ma arvan, et see kvaliteedi tõus võiks olla selle koha pealt. Üks võiks rääkida, et kvaliteedi tõus on sellest, et raha on süsteemis rohkem. Aga ma arvan, et see kvaliteedi tõus võiks tulla ka sellest, et see tudeng on nõudlikum, kui ta paneb oma raha sinna. Ta on nõudlikum ka iseenda suhtes, oma ajakasutuse suhtes, kui ma olen selle eest maksnud. Kas ma siis lähen tööle selle loengu või seminari või muu ajal, et ta on ka nõudlik oma pühendumise mõttes, oma eriala valiku, mõtleb loodetavasti paremini läbi. Küll ei tahaks, et see valik oleks veel pingelisem kui täna, sest et ma tõesti ei tahaks kuidagi süüdistada, et tudengid teevad nagu reeglina nagu kergekäeliselt neid valikuid, et ma arvan, et neid valikuid tehakse nii-öelda parima äranägemise järgi, aga ikkagi on see olukord selles, et esimeste raskustega väga sageli loobutakse, et kui ma olen sinna panustanud raha, siis ma arvan, et ma nagu võib-olla esimestest raskustest pingutan ennast rohkem üle. Siis see kasu peaks olema ikkagi selles, et kui selle tasulisusega kaasas käib õppetoetuste süsteem, mis tagab selle võrdsema ligipääsu, sest et me arvame, et kui tudengid peavad maksma õppemaksu, et siis see muudab kohe süsteemi ebavõrdsemaks.
et seal peab kindlasti olema, eks ole, süsteem kaasas, mis kellelgi ei nõua seda raha kohe väljakäimist, et sa saad võtta laenu ja maksta tagasi teatud sissetuleku tekkides või siis tööandja maksab selle tagasi või riik, sõltub sellest ametikohast, kuhu sa tööle lähed. Ehk kas selline mudel nagu Austraalias on, kus tasud ainult sissetuleku tekkel? Suurbritannias on see, Austraalias on see, paljudes riikides on see, et sa hakkad õppelaenu tagasi maksma teatud sissetulekust alates. Et need, ma arvan, et jah, see eriala valiku kindlus, nõudlikkus, rahaline lisandväärtus sinna süsteemi ja ma arvan, et see õiglus ka, et kui me mõtleme, et kõrgharidust lõpuks meil omandavad umbes pooled elanikkonnast või natukene alla poolel, alustavad, eks ole, rohkem kui pooled, lõpetavad natuke vähem kui pooled, et aga selle maksavad kinni kõik. Maksavad kinni ka need, kes kõrgharidust kunagi ei omandama ei hakka, et erinevalt üldharidusest. Et ta selles mõttes on nagu õiglasem. Aga mina olen väga selgelt seda meelt, et ei saa olla süsteemi, kus tudeng maksab kinni kogu kõrghariduse, et see saaks olla siukene 20% oma osalust selles kõrghariduses. Võib-olla toon siia näited, et kui oleks see selline administratiivtasuks on teda nimetatud selline väike summa, näiteks 500 eurot aastas, õppeaastas üliõpilastele, siis 4 aastaga teeniksid ülikoolid lisaraha 20 miljonit eurot. Kui õppetasu oleks keskmiselt 2700 eurot, siis juba esimese aastaga tuleks valdkonda juurde 30 miljonit eurot. Selle Briti ja Austraalia süsteemiga suur nõrkus on see, et ta innustab oma sissetulekuid varjama, mida me Eestis peame oma nagu heaks saavutuseks, et meil on selline lihtne maksusüsteem, me korjame, meil on hea oma tulusid lihtsalt deklareerida, aga see võib innustada inimesi liialt oma sissetulekuid varjama, mis ei ole nagu hea variant. Ja see mõte oli mul ka, et kui 50% omandab kõrghariduse, siis ülejäänud 50% peab selle justkui kinni maksma, aga mina väidan, et see 50%, kes omandab kõrghariduse, ta teenib riigile rohkem maksutulu selleks, et ülejäänute kulusid tervishoius ja muudes valdkondades suuremas osas kinni maksta. Nii et ma seda nagu ohvri tunnet ei võtaks, et nende armust me siin õpime. Ei, et kõrgharitud inimene panustab ühiskonda tegelikult tulevikus rohkem. Publikust on tulnud küsimus Kallasele. Ma olen tudengina nõus maksma oma hariduse eest, kui ma saaks teha seda õppelaenu abil. Kas ja millal tegeletakse õppelaenusüsteemi reformimisega? Ja see seaduseelnõu on tegelikult Riigikogu poole teel ja õppelaenu otsus tõstada 6000 peale tuleb nüüd 1. juunil ka allkirjaga ära. Meil on olnud, miks ta veninud on see, et me oleme pankadega pidanud väga-väga pikki läbirääkimisi, et lõpuks kokku leppida võimalikult madalas intressimääras, et me sõna otseses mõttes pidime survestama neid selleks, et nad tulid esialgu ikkagi jälle selle 2% pakkumisega ja meil käis aasta aega selline pankadega läbirääkimine, et see võttis lihtsalt aasta aega, et nendega kokku leppida palju-palju madalam intress, nii et nüüd on siis kokkuleppe olemas, kui Jürgen Ligi ka nõus on. Rahandusminister peab ka veel nõus olema, et õppelaenu tagasimakseperiood suureneb 3-kordseks nominaalajaks, käenduste kohustus kaob ära, ehk siis käendusi enam esitama ei pea ja õppelaenu summa suureneb 6000 euro peale. Et see tuleb nüüd uuest õppeaastast, siis hakkab kehtima see 6000 piir, aga seadus peab veel Riigikogust läbi tulema. Ta valitsust jõuab läbi, aga ta peab, enne ta jõustuks, peab ta Riigikogust läbi tulema. Me saime täna saime LHV-lt lõpuks ametliku kinnituse, et nad on nõus selle intressiga õppelaenu välja andma hakata. Ütlen, et selleks, et ta hakkaks kehtima uuest õppeaastast, mis on ju sügisest, selleks on vaja see seadus vastu võtta veel juunikuus. Tähendab, 6000 euroni õppelaenu tõstmiseks ei ole vaja seadust. See on valitsuse otsusega. Õppelaenu suuruse tõstmine. Seadust on vaja käenduste tühistamiseks ja nominaalajaga tagasimakse perioodi pikendamiseks. Aga ikkagi on vaja teha seaduses muudatus, aga seaduse menetlemine võtab lihtsalt teatud aja, et ootame väga seda Riigikogu poolt, jah. Publikult on tulnud ka küsimus, et kas ei oleks mõttekam ja üldpildis jätkusuutlikum võtta vastu vähem tudengid, näiteks IT-õppekava just,
ja et ei oleks just seda küllasust kandideerimistel praktikakohtadele ja tööle tulevikus. See läheb üle. Ma praegu hirmutasin teid sellega ära, aga oodake paar aastat ja siis tööstus tuleb jälle ja ütleb, et meil on rohkem inimesi vaja. Et ma arvan, et see tehisintellekti asi on natukene haibi teemas, et praegu on kõik organisatsioonid üritavad välja mõelda, et kuidas täpselt oma kulusid kokku hoida, sest riik hoiab kokku, ettevõtted hoiavad kokku ja otsitakse võimalusi, kuidas vähendada oma personali ja paratamatult noored vahel saavad esimesena nad ei loo veel nii palju lisandväärtust kommertskapitalistlikus mõttes, et siis sealt lõikamine käib enne. Aga kui majandus läks kasvu, nagu me kuulsime just, majandus on kasvule liikunud, küll need kohad tulevad tagasi. Et selles mõttes ma nagu olen ju teadlik, et ma siin tekitasin natuke teadlikult debatti sellega, et ma ütlesin, et mingid erialad vajavad tohutult inimesi. Ma saan aru, et pikas plaanis see kõik nagu niimoodi tasandub väga paljus, eks ole. Et ma julgen endiselt öelda, et kui minu lapsed on 8 ja 10, ma neile julgen endiselt öelda, et okei on minna IT-d õppima. Selles mõttes ma nagu ei ütleks, et tuleb kohe tohutult seal vähendama minna. Ma olen olnud teatud võtmerollides ka doktorantuurile lisakohtade tekitamine. Ma saan aru, et juttu on olnud tehisintellektist, ma ütleks, küberkaitse peab sinna ka juurde panema, vähemalt 10% võiks olla küberkaitsed, et ma palju ei küsi. Et selles mõttes see oleks ka juba tee edasi, ehk siis ma olen nõus seisma nende IT vastuvõtukohtade eest ja need, kes muretsevad, kas nad tööle saavad, palun käige koolis, pange loengus tähele, nähke vaeva kodutöödega, siis tuleb ka armastus. Ja see oli väga hea, sellega võiks peaaegu debatti lõpetada, aga lihtsalt tahtsin öelda, et see on nagu tohutult lühinägelik, kui meil on mingil hetkel, ma ei tea, praktikakohtadega raskusi või et korraks on mingis sektoris nagu langus, et siis vähendame kohe kohti ja et see mõjud on väga pikaajalised, et täna me räägime sellest, kuidas 90ndate lõpus vähendati 90ndate keskel juba arstiõppe vastuvõttu ja see maksab meile väga valusalt kätte. Need suured lennud, mis lähevad praegu pensionile, et teie olete veel noored, aga kui ma ennast vaatan, siis ma väga murelikult mõtlen, et ma ei tahaks 10-15 aasta pärast haigeks jääda, sest et me oleme selles madalseisus, kus suured lennud on lõpetanud ja me oleme seal augus. Jah, aga nüüd on veel selline seis, et järgmised 5 aastat ikkagi üliõpilaste arv kasvab. Sellepärast, et ülikooli on tulemas need nii-öelda keskmisest suuremad aastakäigud. Et järgmisest aastast kuni veel järgmised 5 aastat on ligi 2000 tudengit rohkem vaja ülikoolidel vastu võtta. Nii et ma ei soovita kellelgi vastuvõtu arvu vähendada, sest tegelikult on neid rohkem noori, keda on vaja ülikooli vastu võtta. Nii et kõikidel erialadel tõenäoliselt peab üldse seda vastuvõttu suurendama, sest õpilaste arv, kes tuleb gümnaasiumist, on suurem. Ja ka erialade vahetamine on ka ju oluline teema ja noored võivad esialgu valida ka vale eriala ja siis soovida seda vahetada ja just tasulise kõrghariduse puhul oli see ka ju paljudel murekoht, et hirm selle ees, et eksida ja valida vale eriala. Et kas on mõeldud sellele, kuidas toetada siis eriala vahetamist hoopis? Ma saaks öelda, et usun, et kas siin on Tartu Ülikooli tudengid ainult või on teisi ka? Vist ei ole teisi. Et selles mõttes, et kui te olete Tartu Ülikoolis, siis te olete väga heas kohas, et lihtsalt see erialade vahetamise võimalus või kõrvaleriala võtmise võimalus on Tartu Ülikoolis kindlasti natukene suurem kui väga paljudes teistes ülikoolides. Lihtsalt meil on erialasid rohkem ja see süsteem nii-öelda bakalaureuse tasemel, et sa saad võtta peaeriala ja kõrvaleriala. Et see annab ka selle vahetusvõimaluse. See ei ole alati lihtne. Aga kui te saate aru, et te tõesti olete nii-öelda vales kohas, teil on üks võimalus tasuta veel valida, kui te enne aastat katkestate. Aga kolmandat võimalust tasuta ei ole, et siis nii-öelda vahetada, mis varem oli nii-öelda lihtne, et ma katkestan ja alustan otsast peale, siis ma sain uuesti 3 aastat nominaalaega ja alustan midagi muud ja siis katsetan jälle ja siis jälle katkestan. Ja et seda võimalust nii-öelda nii palju enam ei ole, eks ole, aga vahetada oma peaeriala, algselt valitud peaeriala kõrvalerialaks ja minna midagi muud õppima, et see võimalus on olemas.
Ma arvan, et siin publikus, kui te nüüd kiiresti just ei guugelda, siis keegi tegelikult ei tea, mida mina ülikoolis õppinud olen. Ehk siis, mis ma tahan sellega öelda, on see, et keegi kahtlusta, ma tahan öelda seda, et mis iganes erialade ülikoolis õpite, kui ta just ei ole teile meeletult vastumeelne, siis selle hirmuga, et ma lõpetan ilma asjata eriala, selle hirmuga küll ei tasu ülikoolis käia. Et sihukest asja nagu ilma asjata lõpetanud eriala ei ole minu arust olemas, et ükskõik eriala, mida te omandate, ta annab, nagu ma ütlesin, ülikool annab ikkagi väga palju neid ülekantavaid oskusi, mis on lõpuks suubuvad mingis teises töömaailmas, kus te töötama hakkate. Mina ei ole mitte kunagi oma elus töötanud sellel erialal, millel ma olen saanud lausa magistrikraadi. Mitte kunagi. Aga see eriala või see haridus oli lihtsalt niivõrd baasiliselt oluline mulle selleks, et ma jõuaksin sinna, kus ma täna olen. Nii et ma ei muretseks selle mure pärast, et valisin vale eriala, võib-olla sellepärast, et mulle see eriala ei sobi, et ma tahan päriselt minna semiootika asemel hoopis IT-d õppima, siis ma muidugi saan aru sellest muutusest. Minu kursuselt läks üks IT-st semiotikat õppima esimesel aastal. Ta nüüd tegeleb ikkagi IT-ga natuke ka, aga lihtsalt semiootika nurga alt. Me ennem rääkisime siin, et füüsika erialal on probleeme ja publikust on tulnud küsimus, kas füüsika eriala probleemi ei alga mitte põhi- ja keskharidusest. Tere, ma saabusin. Me eelmine aasta käisime küsisime mateõpetajate käest ja füüsikaõpetajate käest, seepärast, et meil oli üks ministeerium, kes küsis meil siis, et kuidas teatud oskused Eestis saaksid tekkida. Ja tõepoolest probleem on natuke põhikoolis. Nüüd ma tean, et kõik me ümber teavad seda paremini, aga ma tahan lihtsalt nendele kaasa kiita, et põhikool on see koht, kus teatud psühholoogilised muutused toimuvad ja natuke rohkem meri on põlvini ja mõnede asjadega tegelemine muutub nagu keerukamaks. Ning jah, seal on päris palju ärakukkumist, räägivad mitmed õpetajad. Mida meile küll füüsika kohta räägiti, peamiselt oli see, et meil on parem kui Lätis. Et see pidi olema siis nagu see, mille üle õnnelik olla. Et asi on väga halb, aga parem kui Lätis. Ma nüüd tsiteerin natuke vabalt. See vist, mida öeldi, oli nii, et vist on Eestis nii, et äkki kas seksuaalõpetusega on see, et seda võib anda ka muusikaõpetaja, kui kedagi teist saadaval ei ole või? Kas Lätis pidi füüsikaga samamoodi olema? Et õpetajaid lihtsalt nii enam ei ole. Et see on natuke see, miks ma siin tõstatasin kogu seda füüsika teemat ja mõnedes kohtades nagu see kriis natuke tuleb sealt kusagilt. No siin arstide kohta juba mainiti. Et jah, see tundide arv, mis on loodusteaduste peale koolis, on ka matas on ikkagi vähenenud aasta-aastalt mingist 90. kandist umbes peale. Et me matemaatikaõpetajatega rääkisime ka. Nii et kui teil on tuttavaid, kes käivad veel põhikoolis ja nad on natukene sellised, et ma ei tea, milleks üldse mulle kool, ma hakkan Bitcoini ostma ja müüma, siis veenge neid palun koolis käima. Aga ometigi me oleme kohutavalt enesekriitilised ja arvame, et meie lapsed ei oska lugeda, nad ei oska matemaatikat, nad on füüsikas väga nõrgad ja ometigi suudavad Eesti lapsed 15-aastaselt PISA-testides kõik kohad kinni panna. Nii loodusteadustes, nii matemaatikas kui funktsionaalses lugemises on absoluutne maailma tipp. Sõna otseses mõttes absoluutne maailma tipp. Ehk siis, et ei ole meil selle füüsikaga ega matemaatikaga põhikoolis häda midagi. Päriselt ei ole. Ja ma arvan, et kui me võrdleme ka erinevaid põlvkondi, siis reaalselt PISA tulemused näitavad, et asi on läinud aina paremaks. Ehk siis oskused füüsikas ja matemaatikas on läinud aina paremaks. Võrreldes sellega, kui me alustasime PISA tegemist aastal 2006, olime me oluliselt madalamal positsioonil. Ehk siis 20 aastaga on liigutud ikka ülespoole. Aga meie tulemused loodusteadustes ei ole läinud paremaks, teised on läinud halvemaks. Ei ole, meie punktisummad on kasvanud. Meie punktisummad on võrreldes 2006. aastaga on ikkagi kasvanud loodusteadustes. Teised on kukkunud, aga meil ei ole punktisumma selles mõttes allapoole läinud. Et meil on ta vahepeal tõusnud isegi. Aga mitu füüsika magistrit kaitseb iga aasta? Ja nüüd me jõuame selleni, et miks noored ei tule ülikooli füüsikat õppima. Ja Dan, sina tegelikult seda osaliselt püüdsid vastata küll mitte otse, aga füüsikat on, kus on vaja füüsikat? Et miks sa lähed füüsikat õppima? Millises ametis sa ennast ja kus sa tööturul ennast ette kujutad, kui sa oled füüsika lõpetanud? Et teeks selle mõtteharjutuse noore eest ära.
Est-Cube tohutult aitas, sellepärast et pärast seda, kui Est-Cube üks esimene käis orbiidile, läks tal seal kuidas läks, aga siis füüsikaõpetajatel oli võimalik lastele rääkida. Tuttavad füüsikaõpetajad ütlesid, et täielik töövõit, lastele saab rääkida, Eesti on kosmoseriik. Et see mõttes, et aga täna on võimalik palju rohkemaid asju rääkida. Meil on tekkinud igasugust riistvara tootmist, idufirmasid, kes ei tee veebilehti. Neil on väga raske, aga nad on olemas ja neil tekib mingi kogemus, eks ole. Nii et selles mõttes asi on läinud paremaks, jah. Just, et kui see noor kujutaks ennast ette, et mis ta saab, või kes ta on, kui ta füüsikat õpib, siis tal võib-olla oleks ka huvi seda õppida. Täna tal on natuke keeruline endale ette kujutada, et kes tast saab, kui ta füüsikat õpib. Ja me oleme nüüd CERN-i liige ka, et rahvusvahelise kosmoseagentuuri liige, aga ma tahtsin minna sinna üldharidusse. Et me tõesti teame seda, et just põhikooli viimases kooliastmes ehk siis 7.–9. klassini ka uuringute järgi õpilaste õpimotivatsioon üldiselt langeb. Ja ongi tegemist on teismelistega, nende ellujäämisinstinkt toimib, et kõik muu on tähtsam, et nagu isiksusena kuidagi ellu jääda seal. Ja siis on hästi oluline, mida me jälle ka teaduses teame, on see, et just selles vanuses noortele on vaja anda põhikooli lõpuastmes rohkem valikuvõimalusi. See, et ta ise saaks rohkem valida ja seda sama füüsikat saab õpetada ka just elulisemalt, et kuidas see päriselt minu elu või maailma muudab ja neid asju saab, Tartus näiteks koostöös AHA-ga on neid asju tehtud ka ülikooliga, et on koole, kus juba pakutakse neid valikuvõimalusi, aga seda peaks tegema oluliselt rohkem ja süsteemsemalt. Riik on ka teinud seaduse muudatused, et saaks üldse neid valikuid anda selles viimases astmes. 2023 tehti viimased õppekava muudatused, vist matemaatikas tehti see, et on väljundipõhised ainekavad, eks ju. Ja siis tehti vist selline asi, et öeldi, et matemaatikaõpikud, kui matemaatikaprogrammi sa läbid mingis klassis, siis sa pead oskama hinnata omavahel 2-3-nurkse maatüki omavahelist mingit suhet, eks ole. Tegelikult on see Kiirte teoreem, mis seal all on, aga see oli sõnastatud siis mingiks väljundiks. Mitte kellelgi ei ole vaja tegelikult 2-3-nurkset maatükki nagu kuidagi paberi peal niimoodi võrrelda. Püütud teha. Aga mis selle käigus juhtus on see, et matemaatikaõpikust jäeti välja need teoreemid ja need, kui ka on seal sees, siis need on seal poolikult sees. Meil üks vanem teadur Küberis ostis kokku põhikooli matemaatikaõpikud oksjonitelt ja raamatupoodidest, luges need läbi ja ütles, et mitmed on halvad, sest et seda abimaterjali, mis oli ette nähtud sinna juurde tulema, et kuidas õpetada, et mismoodi tehniliselt õpetada, et seda ei ole veel tulnud. See on võib-olla lihtsalt veel pooleli. Nüüd keegi ütleb mulle, et see on kohe-kohe tuleb ja siis läheb kõik heaks. Et selles mõttes, et see väga väljundipõhine. Ei, aga need 23 pärast seda õppekava tuli. No okei. Ja igatahes kokkuvõte on see, et matemaatikaõpikutest on, kui teil veab ja te saate halva matemaatikaõpiku põhikoolis, siis on probleem natuke. Üldiselt ei peagi õpetaja õpetama õpikut, et hea õpetaja õpetab ainet, mitte õpikut ja tal on endal need materjalid olemas. Jah, nõus. Kusjuures Tartu Ülikooli füüsiksaalist on ka öelnud, et looge meile erialastipendium, IT-l on küll ja küll meid lõpetab rohkem. Aga samas on öeldud ka, et me oleme rääkinud siin palju loodus- ja reaalerialadest ja kuidas saaks ka humanitaarerialasid toetada rohkem. Vaikus. Seda see humanitaareriala rahastus teeb, jah. Et IT-inimesed on täiesti viletsad inimestest arusaamises. Ja siis nad avastasid, et kui nad rakendavad mõningaid oma oskuseid, siis nad suudavad teha paremaid kasutajakogemusi ja paremaid kasutajaliideseid näiteks. Ehk siis palun üks soovitus, mis mul on see, et vaadake, kus on ühiskonnas valupunktid, kus Eestis mingi asi ei toimu. Paratamatult raha liigub teatud kanaleid pidi rohkem kui mujal. See on paraku maailm. Nii on. Ma ei saa seda võib-olla muuta, aga ma saan vaadata, kuidas mina saan selles panustada, kuidas ma saan teha oma oskustega paremaks. See on ka selline enesetõhususe küsimus, et kui räägiti eksimisest, eriala valikul või midagi sellist, ma ei ole kindel. Mul oli korra mõte, et ma lähen geenitehnoloogiasse. No ei oleks olnud ilmselt halb valik ka, aga läks teisiti. Ehk siis, kui ma oleks läinud sinna, siis
pärast ikkagi midagi oleks teha saanud, et see ei ole võib-olla nagu eksimus, see on lihtsalt see uus reaalsus. Ja siis, kui sa saad aru, mida sa selle ülekantavate oskustega teha saad, millest siin korduvalt räägitud on, siis jällegi tegelikult maailmas sa suudad oma jälje jätta tegelikult iga erialaga, aga sa pead ikkagi aru saama sellest, et mis on see, mida ühiskond sellel hetkel vajab, ühiskond, ja ma tean, et ma ei tohi kasutada sõna ühiskond lauses ilma sotsiaalteadlastega kooskõlastamiseta, aga ütleme siis mingisugused masinavärgid on nagu riigis. Mina käisin humanitaarteaduste aastakonverentsil, kus esines TalTechi tehisintellekti professor Tanel Tammert ja ütles saalile: head humanitaarid, meil on teid vaja. Me ei saa arendada seda tehisintellekti ilma humanitaarideta. Lihtsalt näide sellest, kuidas mõlemad valdkonnad on üliolulised, et ei ole üks olulisem kui teine, nad ikkagi võimestavad üksteist. Kui mina annaks tänapäeval soovitusi, siis ma annaks soovitusi kindlasti minna õppima eesti keelt, sellepärast et kõnetehnoloogia arenguga on vaja väga tugevasti inimesi, kes suudavad seda eesti keelt nende masinatega koos arendada, ehk siis kõnetehnoloogia. Ja ta ei ole ainult eesti keel nii-öelda kirjalikus vormis ja tehnoloogilises vormis, vaid eesti keel ka räägitava keelena, mida masina tulemine, eestikeelse masina tulemine väga tugevasti mõjutab. Minu arust äärmiselt põnev eriala, et väga-väga soovitan minna õppida eesti keelt, ehk siis eesti filoloogiat sõnas mõttes. Ja mina tulin jooksin siia Virve-Anneli Vihmani inauguratsiooniloengult, kelle uurimisteema värskelt valitud professor siis, kelle uurimisteema on mitmekeelsus ja kahe keele õppimine lapsel. Nii et väga ülirakenduslik, nagu mõeldes kaasaegse Eesti ühiskonna tänaste lahendamist vajavate küsimuste peale. Üli aktuaalne teema humanitaarias. Aga liigume korra selle õppelaenude teema juurde tagasi. Publikust on tulnud arvamus, et aga 6000 eurot pole piisav maksta sellega õppemaksu juba praegu. Kas see summa on läbi mõeldud või milleks mõeldud? Siin on olnud õppemaksu, ma eeldan, et äkki siis isik, kes esitas selle küsimuse, maksab praegu õppemaksu. Ma selles mõttes ei oska sellele vastata. Täna on õppelaenu maht 3000, ehk siis me kahekordistame. See tähendab noortele päris suure võla ettevõtmist, kui nad õppelaenu võtavad, et seal peavad olema ka mingid piirid, mida pangad on nõus rahastama. Et noor inimene, kellel ei ole ka käendusi, kellel ei ole ka sissetulekut, et pangad täna üle 6000 ei olnud mingil juhul nõus raha andma. See on lihtsalt see aus vastus. Aga ma arvan, et 6000 eurot aastas on ikkagi väga hea muutus, et selles mõttes, et 600 euroga kuus, kui me räägime, et 10 kuud, et 2 kuud on suvekuud, kus saab juba mingit muud tööd teha. Aga et 10 kuus, 600 eurot kuus, et sellega võiks saada ära elada nibin-nabin, aga võib-olla selle, mis see söögiretseptid olid seal saisprotiga, et sellega täitsa töötab. Aga et mõte läks kaotsi. Ma tahtsin öelda, et minu arust on hästi küsimus selles, et kui nüüd seda laenu nendel tingimustel, kui me tõesti käendajad kaotame ära, sest see on see, mida tudengid vähemasti, kui mina olen küsinud, et miks täna ju ei võeta laenu, sisuliselt seda tänast laenu ei võeta ja minu arust on väga kummaline põhjus öelda seda, et ma ei võta laenu, kuna see on nii väike. Et selles mõttes võiks öelda ju, et abiks ikka, et kui ma saaks tänu sellele laenule töötada 10 tundi nädalas vähem, siis mina ütleks, et see oleks väga abiks ju, et ma saan pühenduda õpingutele rohkem. Aga see peamine põhjus on olnud siiski see käendajate nõue. Et selles mõttes, kui meil on madalam intress, käendajate nõuet ei ole ja see laen annab mulle võimaluse ära elada, siis ma ütleks küll, et ma väga loodaks, et mingi efekt sellest tekib sellele valmidusele õpingutele pühenduda. Et kurta, et on väike, mõnes mõttes jah, kui ma peaks sellest maksma 6000 õppemaksu ja elama, et siis ta on väike, aga jah, et kõigepealt peaks olema tohutu tung seda võtta ja siis saaks öelda, et tõstame veel. Aga kuna meil hakkab aeg vaikselt otsa saama, siis ma küsin, et kas kellelgi on saalis võib-olla soov küsida otse ka mõni küsimus? Ja, võid küsida ja ma kordan küsimust. Ja. Ma tegelikult tahaks loo rääkida. Selles mõttes veidi pikemalt. Ma toon Mari sulle mitte.
Mina olen nüüd see näide sellest, kus erialale võeti vastu 7 inimest kandideeris magistriõppesse IT, mitte informaatikutele. Eriala oli ülimalt populaarne, sinna sattusid kokku need, kellel oli nii doktorikraade, magistrikraade, mida iganes. Need olid inimesed, kellel oli olemas mingi alusharidus, mille peale nad tahtsid saada IT, et seda siis tekitada sellest integratsiooniharidust. Kuna see oli nii edukas, siis otsustati, et seda tuleb teha tasuliseks. Sisseastumine kukkus, nii et 150 kohta ei saanud enam täis. Meie kandideerisime oli 7 inimest kohale, pärast seda eriala enam täis ei saadud. See kvaliteet, kes sinna tulid, on samamoodi väga tõsiselt kukkunud. Ja ma arvan, et see eriala surebki välja, sest inimesed, kes sinna meie ajal tulid, need olid inimesed, kes olid missioonitundega, neil ei olnud seda ressurssi ise välja seda raha panna. Ja need inimesed enam ümberõppesse ei jõua, kui see on tasuline. Ehk et kui me räägime tasulise kõrghariduse efektist, siis need, kes tahaksid tekitada seda integratsiooniharidust, neil on üks asi olemas, nad tahavad seda teist peale tekitada. IT puhul kõige suurem asi, mida ma ise praegu avalikus sektoris töötades tunnen, meil on puudu süsteemi analüütikud. Meie analüüsi teevad juristid. Seadusi loovad juristid selle asemel, et võtta sinna IT-st süsteemi analüütikud, kes suudaksid seda ära teha. Oleks vaja seda magistri haridust sinna peale saada IT poole pealt, näiteks bioloogidele, kellest on ületootmine. Kui me vaatame, kes avalikus sektoris töötab, avalik haldus, bioloogid, ajaloolased, juristid, inseneresil ei ole. Keda meil tegelikult oleks vaja, et see riigisüsteem, me saaksime seal kokku hoida, kõike seda teha. Ja need inimesed, kes tahaksid seda teha, nad seda teist haridust siis enam peale võtta ei saa. Ehk et see IT, mitte informaatikutele, mis see mõte algselt oli, et inimesed, kes on missioonitundega, tuleksid seda õppima, see idee lõhuti ära ja see enam ei toimi. Kuna ma ise pean nende tudengitega veel mingis ulatuses tegema, kes seal praegu alles on jäänud, see tase on kukkunud päris korralikult. Küsin juurde kohe, et aga kas seda ei ole, et see grupp, kes tahtis ennast ümber õppida, et see sai lihtsalt ühiskonnas, see kohort sai otsa? Liiga kiiresti läks kadunud. Võtan kriitika sisse. Ma arvan, et me ei oska keegi siin seda kommenteerida, me ei tea, mis see nende tööjõu rakendatavus on, need, kes tulid õppima IT, et kas nad päriselt tegelikult ka rakendasid neid teadmisi, mida nad omandasid, et meil ilmselt... on kas oma erialal vahet või selles mõttes, et võtnud mingisugused teemad juurde, millega nad tegelevad ja päriselt on kogu seda teadmist rakendanud või on vahetanud eriala näiteks mina. Okei, aga lihtsalt ma arvan, et ka seda sama tulemust, mida sa kirjeldad, mis on minu arust väga adekvaatne, ma olen väga nõus, et meil on avalikus sektoris vaja palju rohkem süsteemi analüütikuid kui neid, kes on juristid või ajaloolased, kes teevad absoluutselt 100% nõus. Tunnen seda väga tugevasti, et kui vaja teha süsteemi analüüse, siis meil tegelikult süsteemi analüüsi võimekust väga palju avalikus sektoris ei ole ja seal on meeletu vajadus selle järgi, ülisuur. Nüüd pigem on küsimus selles, et kas selleks peab magistrikraadi tegema. Et meil on nüüd need mikrokvalifikatsiooni õpped, kus on erinevad õpiampsud, kus sa saad erinevate õpiampsudega seda täiendusõpet teha. Tasulised, aga nad on väiksemad õpiampsud, et see magistri maht on ikka väga suur ja ta on ka päris kallis. Et iseenesest ei ole ta ju kellegile mööda külgi alla jookse, seda ei saa ju öelda. Aga ma arvan, et siin on vaja ka nagu ratsionaalselt vaadata, et äkki saab mikrokvalifikatsioonidega seda asja ka lahendada. Väikeste õpiampsudega, aga sellega ma olen muuseas väga nõus. Kui te tahate mingit eriala vahetada, siis süsteemi analüütika õppimine on ülioluline, sest meil on neid jube palju vaja. Mul oli üks pankur, kellega ma tiihüppe programmi koos rahastamisprogrammi tegime ja siis ta ütles mulle, et tead Kristina, et mul ei ole neid finantsisti üldse vaja, et Tartu Ülikool võiks selle majandusteaduskonnas selle rahanduse asja üldse kinni panna. Mul ei ole nende inimestega mitte midagi vaja teha. Et ma ei võta oma panka tulevikusena mitte ühtegi finantsanalüütikut, mul on ainult insenere vaja, süsteemi administraatorid ja süsteemi analüütikuid, et ma võtan ainult insenere tööle oma panka tulevikus, et see oli tema sõnum. Selle süsteemi analüütikute osas olen nõus, et võimeline võtta süsteeme, protsesse tükkideks lahti, seda mõistlikult kirja panna, struktureerida ja see osa, see on tõesti selline haruldane oskus.
ma ei teeks juristidele väga palju kurja selle teemaga, et nad on täiesti võimelised seda mingis ulatuses tegema. Meil on endiselt olemas ka mingisuguseid aineid, mis nüüd seda võimaldavad seda õppida neil juurde. Et see mikrokraadide teema ei ole vist väga hästi käima läinud või on ta populaarne, äkki Aune oskab öelda? Mikrokraadide arv võib-olla 170 või isegi rohkem. Ma arvan, et see suurusjärk, mis Tartu Ülikoolis aastas läbi käib, on kuskil 600-700 mikrokraadi omandajat, tudengeid on meil 15 000. Et ma ütleksin, et ta on tegelikult nagu läinud, võib-olla nagu mitte nii lennates, aga mõeldes tõesti selle peale, et ta on tasuline. Ta on suhteliselt ikkagi nõudlik, et meil on ta 12-30 ainepunkti aastase programmiga, eks ole, et ta nagu tegelikult nõuab pühendumist, eksamite tegemist, mitte lihtsalt nii-öelda kuulamist. Et mina ütleksin, et ta on tegelikult täitsa mõistlikult käima läinud, et muuseas, selle süsteemse mõtlemise ja süsteemi tasandil analüüsi võimekuse annab ka doktorikraad. Et meil on vaja ka doktorikraadiga inimesi rohkem avalikku haldusesse, avalikku sektorisse tööle. Et selle tõttu me oleme ka Liinaga koalitsiooniläbirääkimistel kokku leppinud, et me suurendame doktorikraadide arvu. Meil on küll vaja jätkuvalt veel Jürgen Ligiga kokku leppida, sest temaga ei ole kokku leppinud. Seda me ikkagi äkki saame teha selle teadusraha ümber suunamise ka, et me lisaraha ei lähe küsima väga palju. Nii, kahjuks hakkab meil aeg otsa saama, aga võtaks kokku siin lõpus, et mis soovitusi teil on anda tudengitele siia lõppu kõrgharidusega seotud mingid nippe? Tannilt juba enne tuli mitu nippi. Aga üks igalt ühelt lõpetuseks. Võin alustada, et siis vaata, muidu on kõik ideed öeldakse ära ja pärast ei olegi enam ühtegi nippi. Et meil oli siin juttu päris palju nendest üldpädevustest või ülekantavatest oskustest, et need on tähtsad, aga nendest ei piisa. Et ma ikkagi täiesti siiralt usun, et see on ka nagu väga praktiline soovitus, on see nii-öelda T-tähekujulise hariduse mudel, et sul peab olema üks nii-öelda oma eriala, milles sa tunned identiteeti, milles sa tunned ennast tugevalt ja mille külge sa saad haakida teisi tuleviku asju. Ja see on sul ka kogukonna küsimus, et mis on see kogukond, nii-öelda akadeemiline kogukond või kes need inimesed on. Teine võiks seal olla niisugune natukene lühem T-tähe, nagu see püstine kriips, et mis võiks olla ülikooli vaates, võiks olla see kõrvaleriala või siis see, kui sa bakalaureuseõppes õpid ühte asja, siis magistriõppes õpid midagi haakuvat või seal nii-öelda midagi lisaks. Ja siis see T-tähe katus seal peal on need ülekantavad oskused, mis on ka tõesti väga tähtsad. Et just see sama töötamine rahvusvahelises õppes, õpirändes käimine, teiste erialadega, tudengitega suhtlemine, akadeemilistes organisatsioonides toimetamine, kogu see nii-öelda ettevõtlikkus ja meeskonnatöö oskus, mis sa omandad nende asjade käigus. Aga jah, et me ei saaks nagu rääkida ainult sellest, et kõrgharidus annab sulle mingisugused sellised ainult ülekantavad oskused, et ma arvan, et see erialane milleski süvitsi mineku oskus on ka ülitähtis. Ma ei taha olla tujurikkuja, aga siiski ma ütlen seda, et ülikoolis käimine, kõrghariduse omandamine, see periood ei olegi elus lihtne. See tõenäoliselt ongi teie elu kõige raskem periood ja te olete võib-olla, kui suudad selle ägedaks elada nende raskuste kõrval, aga see periood on mitmes mõttes keeruline, et see materiaalne külg tõesti, sa pead ise hakkama saama ja kõik need sprotid ja tatrapudru peedi salatiga, et see kõik käibki selle asja juurde, aga see on natuke selles mõttes nagu sünnitus, et ta on mõtestatud kannatus. Et te teate, et kui te saate selle diplomi kätte, teie aju on tohutult palju arenenud, teil on suurepärane sotsiaalne võrgustik ja te olete tulnud nendest raskustest läbi ja nüüd läheb paremaks. Kindlasti läheb siis paremaks. Nii et ei ole mõtet oodata, et ülikool on üks vahva, tore aeg. Ei ole, see on raske aeg, sest see nõuab pingutust ja siis kogu see väline keskkond on ka võib-olla keeruline, aga pärast läheb paremaks, uskuge. Nüüd neile teist, kes kuulasid selle ära ja kelle pea ütleb teile, et aga ma ei saa aru, kuidas see on vahva, see on jama, sellepärast, et mul on praegu nii raske, et ma tahaks minna kirjutuslaua alla, siis ma tahaks panna teki sinna laua peale, et mul oleks siuke oma maja ja ma ei tahaks praegu seda asja kirjutada, mida ma pean praegu kirjutama, kaldkriips progema, kaldkriips lugema, kaldkriips mida iganes. See on objektiivne reaalsus, mis teil täna on.
nii ongi, vahel on niimoodi. Üldiselt, kui läheb hästi, siis kui te olete maganud öösel, siis kui te öösel magate ja järgmine päev tundub, et tegelikult on tehtav, siis on kõik okei. Kui te öösel magate ja järgmine päev ikka ei tundu, et tegelikult on tehtav, siis palun otsige abi. Ja üks asi, kuidas ennetada seda olukorda, kuidas abi otsida, on seesama asi, millest ma rääkisin selle, et ära söö üksi sprotte, vaid kamba peale kokku te saate nagu riisi ja Uncle Bensi kokku, eks ole, eelarvelises mõttes. Et ma tunnistan, et ma sain läbi ülikooli väga palju nagu õpigrupiga, kellega keegi meist sai ikka analüüsist aru. Mina sain progemisest aru, analüüsist said aru 2 kursaõde. Kamba peale me olime võitmatud, eks ole. Ja me kõik saime enam-vähem, kas või kella 3 öösel, me saime need kodutööd tehtud, aga me olime koos, meil oli see mingi tunne, et me üheskoos teeme selle ära. Ja miks ma seda teile räägin, on see, et COVID lõhkus selle paljudel ära. Selle nagu millegi koos tegemise ja kui te panete sinna seda aega sisse ja seda panust, siis te võib-olla suudate natuke ennetada. Ja need teie seast, kes objektiivselt ütlevad, et ma ei taha oma kaastudengitega rääkida, see on ka okei, siis teil ongi mõni asi lihtsalt raskem. Et see on see, mis ta on ja mõnedel teist ongi see selle võrra veel raskem. Mul on väga kahju sellest, aga te saate sellest tõenäoliselt läbipäeval, paari aasta pärast. Mul ei ole väga palju nippe, aga kui üks asi, mida ma oma ülikooli ajale tagasi vaatan, mul oli kestis see ka väga pikalt, sest läks kaua, et siis üks asi, mida ma võib-olla tahaks nooremale endale öelda sellel hetkel, kui ma ise ülikoolis käisin, oli see, et võtke nendest õppejõududest maksimumi. Et ma täna tunnen, et mul oli paar õppejõudu, kes mul on siiamaani meeles ja ma mõtlesin, aga miks ma temaga rohkem tööd ei teinud selle õppejõuga, sest ma oleks tahtnud nii palju rohkem saanud. Et ma tol hetkel ei tundnud see võib-olla oluline, aga kui te näete vähegi õppejõudu, kes teile on huvitav, siis võtke maksimum sellest õppejõust. Igatahes loodan, et võtate need soovitused endaga kaasa. Sünnituse ja tudengielu paralleel käib minuga igatahes kaasas nüüd elu lõpuni. Aitäh kõigile, kes siia kuulama meid tulid. Kõige tähtsam aitäh kõigile debatis osalejatele ja kena õhtu jätku kõigile.